koolid Eestis arvavad, et me oleme nagu kuidagi suure sammu edasi teinud. Tegelikult me ei ole mitte mingisugust sammu edasi teinud ja me tahame kõikide vanemate pedagoogide ees vabandust paluda, aga selgitada mõnda asja siin lähemalt, et miks me millegagi tegeleme. Me oleme võtnud ette nüüd muutunud õppekava käsitluse, mis tegelikult ei ole muutunud muus osas kui ainult, et nõukogude aja mõistes on muutunud. Varem oli ka eluaeg nii, et kõik õppisid rahulikult ja rääkisid omavahel, aga... No eks see muutus eelkõige ongi selles tulemuses, et see maailm, kuhu tänapäeva gümnaasiumi põhikoolilõpetaja astub, on väga erinev sellest maailmast, mis oli 20 aastat tagasi. Et selle nurga alt see muutus ka tuleb ja kui seda muutuse nurga alt ka õpilastele serveerides, nad saavad nagu väga hästi aru, et nende vanemad kooli lõpetades olid ikkagi täiesti, või vajasid täiesti teistsuguseid omadusi võrreldes sellega, mida nad praegu peaksid siis saama. Et see ongi see põhiküsimus selle muutuse juures ja kool on ju ettevalmistus eluks, mis tähendab kõike see hindamine, ükskõik mis muu peab olema selle teenistus, et kasvaks välja inimene, kes päriselt saab hakkama ka töös. Kes oskabki teha virtuaalset koostööd, kes oskab väga paljud ju teevad tulevikus koostööd inimestega, kellega nad kunagi kohtud, kes elab teisel mandril ja nad peavad saama nagu normaalselt toimida. Et kõiki neid oskusi me justkui eeldame, et need on nagu niimoodi olemas inimesed, et võtame inimesi tööle ja teeb seal Jaapani kolleegidega koostööd, mida see oleks õppides vaja. Aga tegelikult see vajab seda treenimist. Vaata, minul on sellega kogu aeg see lugu, et mina lõpetasin PEDA 20 aastat tagasi ja mina ei ole saanud seal seda kõva nõukogude kooli, vaid minul on kogu aeg räägitud käisist, sellest samasest praeguse nimega muutunud õpikäsitlusest, mis minu jaoks ei ole nagu midagi muutunud, vaid mina olen kogu aeg olnud veendunud selles, et numbrilisi hindeid ei ole mõistlik panna, sest keegi ei oska neid samamoodi tõlgendada, neid oskasid tõlgendada suure Nõukogude Liidu haridussüsteemi inimesed, kes siis teadsid, et kui me paneme mingis aines kolmesid, siis nende numbrite alusel me suuname osa inimesi kaevuriteks, osa suuname meditsiinipersonaliks ja osa saadame õpetajateks või kusagile kaubandusse tööle ja nõndamoodi jagata. Et Eesti Vabariik on olnud meil juba ikka päris kaua aega, aga meie haridussüsteem on olnud ikka seesama Nõukogude haridussüsteem ja kui nüüd kellelgi tuli nagu pähe, et hakkame muutunud õpikäsitlust tegema, siis minul on nagu küsimus, et kust me siis nagu muutume, et kuidas ma suutsin 20 aastat koolis töötada nii, et ma nüüd peaks veel muutuma. Mina ei taha muutuda, mina tahan kogu aeg teha seda, mida mina õppisin, millest mina olen aru saanud. Nüüd selgub, et enne mind oli veel keegi koolis tööl ja tundub, et see inimene töötab veel edasi. Teie olete ju ometigi sündinud tugevalt peale mind ja hariduse saanud ka oluliselt peale mind. Ehk teie jaoks ei peaks ju olema ammugi mingisugust hetkel 2017. aastal muutunud õpikäsitlust või on see siis ikka muutunud või? Ei, kusjuures ei ole, kui ma meenutan, tahad ka välja, et kui mina meenutan oma kooliaega, siis väga selgelt on õpilased, kes on 5-lised õpilased, kes on 4-5-lised õpilased, kes lõpetavad 3-dega välja. Ja hinne oli ikkagi see, mille sa said, mis nagu markeeris su ära, pani sulle templi otsa, et sa olid selle hindeline õpilane, aga sisuline taga, et kas sa ei oska arutleda või sa ei oska näiteid tuua või mis seal on, et seda me tegelikult ei saanud selle hinde taga. Et see oli see kord, kus sa läksid ja küsisid ise, kui sa tahtsid areneda, aga seda kuidagi keegi nagu ei suunanud väga. Ja keegi nagu ei oodanud seda, et pigem olid ikkagi üksikud õpilased, need, kes oma töö võtsid kätte ja läksid küsisid, et kui ma võrdlen näiteks seda täna hetkel meie 7. klassiga, kes on saanud 6 aastat kujundavat hindamist, siis nad ei aktsepteeri seda, et töö peal on ainult punkti, summa ja hinne, vaid neil on oot õpetaja, aga miks või mis ma siis seal tegin, kuidas ma saan seda teisitada, et neil on nagu sisse programmeeritud need küsimused, mida küsida. Kujundav hindamine hästi toetab seda, et ta ise mõtleb kaasa oma hinnetele, oma tööle, oma tulemustele, et kuhu ta edasi liigub, mida tal veel vaja õppida.
ja kui ma tulin kooli, siis ma arvasin, et see on selline naiivne kujutus, et kujutav inimene päriselt ka nagu tekitab need mõtted. Aga just sellel aastal, kui nad on saanud hindeid, siis näiteks kui 9. klass on meil selline või 10. klass, et sa pead asju hinnetega motiveerima, sest et nad ei tee midagi. Kas me saame selle eest hinde, siis me hakkame tegutsema. Siis 7. klassini niimoodi, et sa ei pea kordagi nagu mainima, sa räägid tööülesandest ära, räägid eesmärgi ära ja siis nad on, okei, hakkab tegema. Pärast nad küsivad, õpetaja, kas me hindame seda või saab sellest hinde või nagu, aga see hinne on pigem nagu formaalne asi seal nagu taga, lõpus tulemus, et aga nad ei oota, nad ei tee asju hinde pärast, või nad teevad asju selle pärast, et tööülesanne ja eesmärk on olemas, et eesmärk kuhu poole me liigume. Ta ilmselt on muutunud kogu meie õpikäsitlus selles osas, et me oleme hakanud aru saama, et meie riigis on umbes 1,5 miljonit elanikku. Nende hulgas on mõned, kes tuleks panna teiste heaks tööle. Nad väga palju ei suuda ise, neil pole mingisugust enese motiveerimise võimekust ja nad ei suuda mitte millegagi hakkama saada, neile vaja miinimumpalk anda ja siis nad midagi teevad, et mingi tööhõive on tagatud. Samamoodi on vaja ilmselt mõnele panna number, siis ta saab selle numbri ja siis ta on jube õnnelik selle üle ja hakkab midagi liigutama ja ta ei saagi aru, et seda numbrit ei ole tegelikult olemas, see on temale öeldud number. Aga siis on mingisugune seltskond ettevõtlikke inimesi, kes tahavad elus paremini toime tulla ja kelle vanemad said ka juba elus paremini hakkama, aga neil tekib küsimusi, et kuidas ma saaksin teha midagi paremini, et saada tugevamat tulemust, mitte numbri näol, vaid selle tulemuse näol. Ja mul on tunne, et õpetajate puhul on kõige kohutavam lugu see, et meil on ajapikku jäänud või saanud õpetajateks need, kes ei ole ühiskonnas väga hästi toime tulnud ja kes on tahtnud, et neile öeldaks, kuidas ja mida peab tegema, et olla nagu kuidagi kodanik, eks. Ja seesamane miinimumpalgaline seltskond on täiesti veendunud selles, muidugi mitte kõik, eks, aga osa neist on veendunud selles, et ka teistele tuleb anda miinimumnumbrid kätte, et siis nad on selle üle õnnelikud, siis nad teavad, mida tegema peab. Ehk meil võib-olla peakski välja vahetuma terve põlvkond õpetajaid, keda me täname tehtud töö eest, aitäh teile, aga edasi tuleb minna ikkagi inimestega, kes saavad elus hakkama ja kes on edukad. Ma arvan, see on natuke kardinaalne. Ma näen seda probleemi tausta tegelikult küllaltki nagu samas kohas, aga minu jaoks on nagu pigem see, et kas õpetaja on keegi, kes teenib süsteemi nii, et ta noogutab süsteemile kaasa või õpetaja on inimene, kes kutsub esile muutusi, kes on ühiskonnas eestvedaja. Et hetkel on väga selgelt meil säilinud see nõukogude õpetaja kuvand, kes on see inimene, kes trillib siis neid oskusi, mis tal on ette antud. Et meie õpetajad, ma arvan tegelikult need generatsioonid on vahetumas, väga selgelt on vahetumas. Et neid noori on hästi palju koolidest tulnud ja ka osad vanad õpetajad, kes on alati olnud sellised, kes kutsuvadki muutusi esile, kes tegutsevad ja kes julgevad ka küsida neid küsimusi. Lihtsalt see, ma arvan, et see lähebki nagu sinna ka, et millised õpilased astuvad õpetaja õppesse. Kas need on need inimesed, kes on ettevõtlikud ja tahavad ennast teostada või need on need inimesed, kes tahavad minna reeglite järgi asju tegema. Et need küsimused, ma arvan, lähevad nagu sinna taha, et see on sama see Noored Kooli programm, eks, et miks ta on teistsugune, see on sellepärast, et inimesed, kes sinna vastu võetakse, on sellised, nii, ma hakkan nüüd seda muutma, seda tegema ja seda tegema. Ehk siis see baas suhtumine kooli ellu on hoopis teistsugune. Ja see võib tulla hästi suuresti sellest, missugune eeskuju sul on. Kui sul on terve kooli täis õpetajaid, kes ongi tegema siis selle, mis ette öeldakse, siis see õpetaja kuvand ongi selline, eks ole. Aga samas praegusel 2017. aastal, kes on see, kes nagu ette ütleb neid asju, mida tegema peab? Minister vist vahetub iga natukese aja tagant, seda me ei tea, kes hetkel on. Või ütleme, kas ta on läinud lapsehoolduspuhkusele või ei ole, me seda hetkel ei tea, eks ju. Meie linnapea ilmselgelt ei tegele haridusküsimustega, järelikult ongi koolis, direktor siis või. Tegelikult meil ongi loodud olukord, kus tuleb saada ise riigis hakkama. Aga samas meil on see, et meil tuleb saada ise hakkama, meil on demokraatia, aga ometi luuakse igal pool mingit sellised vaikiv suhtumine, mis on õige, mis on vale. Ja ükskõik kõige hullem ongi see tegevusetus, et me arvame, et kõik toimib, aga meil
toimivad asjad nagu sellises nagu ühtses vees, et voolavad kuskile mingis suunas, aga seda vett nagu ei tõkestata ei tammidega, mitte millegi, siin ei tekita seda vahtu või seda voolu juurde. Ehk siis tegelikult koolisüsteem on ju, see on haridussüsteem kõige olulisem süsteem, kuhu tuleb tekitada vahtu, et inimesed küsiksid küsimusi, mõtestaksid, miks me midagi teeme, mitte lasta sellel kulgeda, vaatame, kuhu me jõuame, sest see on kõige suurem risk ühiskonnale, lasta haridussüsteemi kulgeda. No äkki ongi viga selles, et õpetaja palk on nii madal ja seal ongi need inimesed, kes lasevad asja lihtsalt kulgeda, et selle raha eest saab kulgeda vaikselt. Et meie kolonn on liikumas kusagile, kus kõik lähevad, sest selle raha eest rohkem ei saa. Selle raha eest me ei võta rohkem riske, me ei hakka jamama, sest niikuinii on võetud mingi korterilaine, mingi autoliising selle sama raha eest ja tegelikult tahaks natukene süüa ka osta. Kui ühe sidruni õhtuks saab, oleks hästi küll. Sest et nagunii on meil hapu. Ja seda ei saa päris nii üheselt ka võtta, et palgas kõik kinni, sest kui õpetajad ikkagi hingega oma asja juures, siis see palganumber on... Pole oluline, võib ka ilma. Jaa, aga sa saad hingega, noore inimesena sa saad hingega olla asja juures siis, kui sa tead, et sa saad nagu väärilist tasu selle eest. Et kui sa ikkagi oled õpetajaks jõudnud magistriharidusega, tahad normaalselt kohas elada, tahad omale lubada võimalust sõita autoga, siis need asjad... Või vähemalt jalgrattaga. Jah, kui sa Kalamäe saad. Millel ka mitu käiku ja mis ei ole yeah. Et siis see on nagu mingisugune ootus elu osas, et sa oled nagu nii palju panustanud, et sa saad sealt ka vastu selle nagu kvaliteedi ja siis sul silmad särevad, sest et sul on need baasvajadused rahuldatud ja siis nagu tegutsed ja tahad. Ja vaata siis tekibki õpetajal see küsimus, et aga miks ma peaksin hakkama tegema kujundava hindamise asju, mis võtavad minul arvutis tegemiseks rohkem aega, kui ma panen neile selle ühe numbri ära, olgu vaid selle raha, et rohkem ei saa. Enam kui pead kõrvalt mingit teist tööd veel tegema ja siis pead mingi 6 tundi kujundava hinnangutega nagu tegema. Et need on kasulikud ja ma arvan, et mitte keegi, kes nagu teeb neist, ei arva, et need ei ole kasulikud, aga lihtsalt teabki nagu aja taha. Et tavaliselt tuleb see ühel nagu sellel trimestri lõpu ajal on, et nii, nüüd tuleb tegutseda ja siis on nädal aega magamata ja... Ehk sisuliselt me kasvatame sellega peale uue põlvkonna, paneme neile numbrid nii palju, kui me nagu vaba aega neid panna, eks ja siis vooleme kõik koos ühiselt riigina edasi, eks ju. Tegelikult tõmbaks pidurit, ma olen vahepeal mõelnud isegi seda, et äkki paneks üldse koolid 3 aastaks kinni, lõpetaks hariduse kui sellise ära ja teeks uue. Vaataks, mis saab. Täiesti uue, vaataks, mis vahepeal juhtub. 3 aastat, kui lapsed ei käi koolis, no ei juhtu ka mitte midagi hullu. Istuvad kodus, käivad vanematega põllutöödel kaasas või kus nad. Vaatevinklist lähtuvalt, siis me tegelikult nüüd oleme õnneks liikumas selles suunas, kus õpetajad töötavad ikkagi tiimis. Nad teavad, kuidas õpilased erinevates aintes hakkama saavad, näevad õpilast ka mõnes muus kontekstis, et ma näengi õpilast seal tegemas mingid reaalainete lõimingud, et kuidas ta nagu päriselt selles keskkonnas hakkama saab. Et see ju tegelikult soodustab ka seda, et me saame tagasisidet rohkem erinevate inimeste käest ja nagu sellist üldisemalt, et see võimaldab parema sellist tervikliku pildi õpilasel endast luua. Et ma arvan, et see on hästi oluline teema selle kujundava hindamise juurde lisaks. Me peaksime üle saama sellest suhtumisest, et õpetaja on ülemus. Et õpetaja ei ole kellegi ülemus, nagu direktor ei ole ka mingi ülemus koolis, et ta lihtsalt aitab mingisuguseid protsesse korraldada. Ja samamoodi on õpetaja see, kes aitab õpilasel õppida. Ta ei pea ütlema, et sa tegid seda hästi või halvasti, vaid ta aitab saavutada paremaid tulemusi, aitab tagasi sidestada õpilasele seda protsessi, mis see igapäevane õppimine on. Eks need kõik need keskkonnatingimused veel nagu loovad seda sama kuvandit, et nad tegelikult nagu tugevdavad seda, et meil on suletud ustega klassiruumid on ja meil on õpetajalaud klassi ees, tahvli kõrval, ehk siis sa oledki selles rollis, et sa oled juba liider. Et sa ei pea mitte midagi tegema selleks, et klassis liidriks saada, meil on veel need astmed ka, sa oled kõrgemal ka veel, siis lähed sinna seisades, et ma olengi liider, et ma olengi juht. Et selleks, et nagu seda ära nullida, sa pead ikka hästi palju pingutama. Ja väga teadlikult tegema mingid tegevused seda ära nullida. Aga vast me oleme õnneks liikumas kuskile selles suunas. Ega mina direktorinagi mõtlen, et praegu mul on küll oma kabinet, kuhu peale kirjutatud direktori kabinet, eks ju. Tundub nagu jube tähtis, aga võib-olla mõni päev tulekski kooli üldse. Jalutaks lihtsalt ümber maja. Ja paneksin 20 tiiru ümber maja, siis jalutaks natukene... Istud läpakaga seal hoovis. Jah, siis vahepeal istun sööklas, kui kõht tühjaks läheb ja siis istun kusagil akna laua peal
ja vaatan, kuidas ülejäänud asjad, protsessid toimivad, mõnda õpetajat natukene siis suunaks ka, küsiks mõne arendava küsimuse ja võib-olla lähekski paremaks. Et ma täitsa isegi mõtlen selle peale, et kui me mõtleme suured organisatsioonid, siis juht võibki täpselt nii teha ju. See on nagu täiesti normaalne ja siis meil on, aga koolis on ikkagi see, et direktor on direktori kabinetis. Kui direktorit ei ole direktori kabinetis, siis direktorit ilmselt ei ole koolis. Järelikult on kord käest ära. Ja direktori kabineti kõrval on alati kantselei. Ja direktori ainukene ülesanne kontrollida vahetusseadmeid. Ja õpetajaid. Jah, et me tegelikult see keskkond on nagu jäänud samaks veel, me muudame nagu seda sisu siin sees, aga keskkond on ikka veel täpselt seda samasugune. Et natuke ikka, ma olen ikka korduvalt saanud riielda vanemate pedagoogide pärast, et mis mõttes sa oma koridoris siin teed mingit näidendit. No ühe hea asja on meil ära lahendanud suur ruumi puutus. Ehk siis alati kõik klassid ei mahu klassiruumi. Ja ka kehaline kasvatus toimub seal, kus toimub. Ja trepijooks on ju täiesti arvestatav spordiala. Et selles mõttes on nagu mõnes mõttes hea. Et praegu ka siin üleval toimub meil mingisugune rütmikatund, eks ju, et see läbi lae on kosta üle. Et selles mõttes on nagu meil isegi hästi, et need ruumid on vanaaegsed, et me peame nendest ruumidest kuidagi välja pingutama. Nüüd praeguse aja mõistes ei ole meil ka mõistlik hakata ehitama uut koolimaja, sest lihtsalt pole selleks rahvud raha nii palju. Ja kui me hakkaksime tegema uut koolimaja, siis kui palju on meil nagu neid inimesi, keda võiks kaasata projekteerimise protsessi juurde nõnda, et nad julgeks ka midagi arhitektile öelda, et nüüd teeme nii, naabri kolmandat pidi. Ja kui me ka teeme väga ägeda asja, siis ei ole meil vist ikkagi veel sellist kriitilist massi õpetajad, kes on võimelised kotttoolide peal matemaatikatundi läbi viima või kusagil jalutuskäigu ajal ajalugu õpetama. Et neid ikkagi on veel vähem. Et võib-olla oleks mõistlik nende uute majade ehitamise ja uue õpikeskkonna sisseseadmisega oodata veel 10 aastat. Ja siis on nagu see kriitiline mass suurem, kui me saame nõndamoodi seda asja korraldada. Jah, kui see avatud kontorite põlvkond on nagu jõudnud ka kooli, arvan mina. Avatud kontorites tehtud õpilased või? Ei, avatud kontorid, meil on nagu lapsevanemad, kes nagu arvavad, et on okei, avatud kontorites tööd teha, aga koolis on vaja ikkagi istuda sirgelt, selgelt, laual on halb olla, kuigi on kuulumus üles. Ja samas mulle tundub, et meie koolis on nagu suhteliselt suur see hulk lapsevanemaid, kes ei käi iga päev tööl, vaid nad annavad oma panuse Eesti majandusse viisil, mis ei eelda kellast kellani töötamist kusagil konveieri ääres. Et tänu sellele võib-olla isegi lihtsam läbi viia neid tunniplaani järgseid muudatusi, et toimub üldine õppimine ja tund on, kus on. Vahel on õues, vahel on sees ja see, kas on õues või sees, ei ole mitte aastapikkune etteplaneerimine, vaid selgub sellest, kuidas väljas on ilm. Ja siis sellest õpetajast, kes on valmis nagu muutuse kohe kaasa. Aga need vanemad on tõesti tinginud ka tegelikult selle, et see kujundav hindamine on läbi läinud. Et kujundav hindamine on lapsevanema jaoks väga suur väljakutse selles mõttes, et lapsevanem nagu päriselt peab lugema ja mõistma seda, mis seal nagu kirjas on. Jah, üks külg on see, et õpetajad tihtipeale panevad ka selle hästi nagu oma vaatenurgast kirja ja inimene, kes ei ole nagu selle asja sees olnud, ei mõistagi seda. Aga minu jaoks küll hästi tore saada nagu meili lapsevanemat, et meil on need sulghäälikud nüüd selged, aga me kaasaliku ühendiga teeme veel tööd. Et mis nagu näitab, et ta päriselt nagu mõistab, mis seal nagu taga on, et mitte lihtsalt see 3 seal selles töös, vaid et nad nagu tegutsevad selle nimel ka. Jah. See on alguses raske, sa pead süvenema sellesse, mis lapse hinnangu. Et ega ei ole aega ka, et need lapsevanemad, kes ei peagi käima kellast kellani, neil tihtipeale on see aeg, et ta nagu saabki lapsega õppida ja ta saabki vaadata, mis hinnangud seal e-koolis on, et kui sa käid vahetusest vahetuseni nii, et vahetuse pausi ajal magad, eks ju, kodus ja sa ei näegi võib-olla oma last, see ongi raske ja sellist lapsevanemat tegelikult peaks toetama ja aitama.
tal ei tulegi need oskused niisama kätte, et sellest, et ta mõtleb, kuidas võiks teha, vaid see vajab tegelikult koolipoolset tuge. See on täis. Kuidas sa toetad neid lapsevanemaid? Suhtlen lapsevanemaga, kui laps ei ole tulnud veel järgi õppima või täiendavalt õppima, ei ole aru saanud, siis küsid, kas te tegelete ise või äkki saadate lapsega sõnabi vaja. Et meil on ju e-kooli suhtlusvahend täitsa olemas. Põhimõtteliselt ka räägid ja räägid. Minu mõnes peaks olema need koolitused, mida väga paljud koolid tegelikult teevad lapsevanematele, et õnneks üha enam lapsevanemad hakkab aru saama sellest, et ka lapsevanem olemine on õpping, et keegi ei sünni lapsevanemaks ja kogemuse vaatlemise teel ma keegi nagu ei saa aru, et meil on vaja praktikat, meil on vaja proovida ja meie põlvkonnad õnneks liiguvad üha enam sinna suunas, et me julgeme öelda, et aga ma ei oska seda teha ja ongi normaalne, et me kõik läheme kokanduskooli ilma nagu vaheleta, see ei tunne piinikust, et sa ei oska nagu, aga kuidas siis peaks nagu lapsevanem oskama olla, et see on nagu täiesti normaalne, et sa ei oska ja mida rohkem me sinna suunas liigume, seda rohkem me saame ka tegelikult kõiki neid asju nagu rakendada. No võt see jällegi selle sama hindamise juurde tagasi tulles, siis ka laste vanematele ütleme, on ju tegelikult meil vaja maha võtta see pinge, et sinu laps ei osanud ja sina ise ka ei osanud oma last kasvatada, vaid me õpimegi koos, eks ju, saame anda sellise tagasiside, et praegu me oleme selles etapis ja mitte midagi ei ole hullu. Paanikaks ei ole põhjust, et me oleme hetkel selles etapis. Ja nüüd me vaatame, kuidas me läheme koos edasi. Et on veel mõned lapsevanemad, kes nagu kardavad seda, et neile antakse õpetaja poolt mingisugune kohutav hinnang nende armsa lapse kohta ja nendele endile. Tegelikult on väga suur hulk lapsevanemaid juba ütleme, rõõmsad ja rahulikud selle üle, et kool ongi õppimise koht. Ei ole vaja ära teha midagi mingisuguseks kuupäevaks selleks, et õpetajale meeldida, et saada mingisugust numbrit kirja, vaid vahel võib jätta ka tegemata. Aga endale tuleb leida selle jaoks mingi põhjendus, miks see ei tegemata. Võib-olla jäi tegemata sellepärast, et eelmine osa ei ole veel väga hästi selge. Ja kui seda nagu tunnistada endale, siis saabki minna sealt maalt edasi. Kui see jäi tegemata sellepärast, et laiskuse hoog tuli peale, siis tulebki tegeleda laiskuse hoogudega, mitte leppida hinnanguga, et kehv, halb, eks sa ei saanud hakkama, vaid sa võib-olla ei saa hommikul vara näiteks üles tõustud. Miks sa ei saa hommikul vara üles tõustud? Sellepärast, et ei lähe õhtul õigel ajal magama. Võib-olla toitud valesti. Mis iganes põhjused võivad seal olla, ja kui lapsevanem suudab ka rahulikult neid hinnanguid lugeda, siis ta oskabki võib-olla teha neist õiged ja adekvaatsed järeldused. Mitte, et õpetaja pani. Ja õnneks me jõuame üha enam selle elukestva õppimiseni, et ka väga paljud täiskasvanud inimesed saavad aru, et me õpime. Terve elu. Ja ma väga ootan juba seda, kui ma ise oma lapsi kasvatan, milline ma siis olen, et kuna see oma lapse kasvatamine on hästi palju vaata emotsiooni on nagu seal juures, et ma usun, et õpetajana suudad sa nagu veel olla selline nagu et objektiivne ja hinded ja kujundavad hinnangud ja asjad, aga et siis kui sa oma laps on seal juures, siis sul on see emotsioon ka veel, et mis sa nagu siis teed, mis otsuseid sa nagu siis vastu võtad, et võib-olla siis saad ise ka aru, et oi, et tegelikult ikka just ka vist peaks ikka kursustele minema. Mina kui juba nagu korralik isa ütlen seda, et kodusest kasvatamisest ei tule mitte midagi välja, sest need omad lapsed on väga armsad. Ja tegelikult ei suuda neid käskida, keelata, sundida, veel vähem lüüa. Ma seda kartsigi. Ainus, millega sa neid reaalselt kasvatada saad, on need kasvata ise ennast. Ja nad kasvavad täpselt samasuguseks, nagu sa ees oled. Ja see, mida me nagu koolis tahame, et kui me ise suudame jääda normaalseteks inimesteks, siis nii uskumatu, kui see ei ole, mõne aja pärast hakkavad nagu igas klassis hakkab keegi minema ka normaalseks. Ja lõpuks lähebki terve põlvkond normaalseks. Kui me aga raiume edasi seda sama hindamise, jõulise õpetamise ja muud dogmat, siis meil on terve põlvkond sedamoodi. Ehk me anname neile sellist eeskuju. Ehk meie ainus viis maailma
paremaks teha või muuta kuidagi paremuse suunas, on olla ise parem ja jätta endast parem ja mõistlikum mulje, mida ise ka uskuda.